Mina olen Jaanus, Simplebooksi tegevdirektor või tegevjuht ja Simplebooks sai siis asutatud 7-8 aastat tagasi, aastal 2012 ja tegelen siis selle juhtimisega siiamaani. Tere, ja mina olen Silva. Mina olen Simplebooksi pearaamatupidaja ja nüüd siis siin juba varsti aasta aega veetnud. Minu pearaamatupidaja töö seisneb eelkõige siis sellises üldises tegevusel silma peal hoidmises. Et muidugi ka müügiarved ja ostuarved ja kõik selline pool. Ja kui tavalises ettevõttes ongi see osa nagu raamatupidaja põhiosa tööst ja analüüs ja aruanded, siis Simplebooks tarkvaras kaasnevad sellega ka see, et anname klientidele nõu, kuidas toimetada. Kui kliendile on mure, ta ei oska midagi teha, siis ta kirjutab, helistab meile ja siis me anname omalt poolt nõu, kuidas õigesti toimetada. Me oleme siin üritatud ka seda raamatupidaja koormust siis jagada mitme inimese vahel ka, et selles mõttes, et ei saa võtta nii, et pearaamat nagu teeb siis nagu kõike nagu, et on nagu pigem siukse nagu rohkemate teadmistega nagu toetavam, et selles mõttes nagu, et kus teiste teadmised puudu jäävad, et siis seal tuleb silma nagu. Tegelikult see on need nõuga meil siseselt, et kuidas näiteks uusi arendused, mis seal nagu raamatupidamislikult on vaja. Et see on tegelikult ka nagu sinu üks oluline roll. No, seda küll jah, et me ju tahame ikkagi, et meie tarkvara järjest paremaks saaks. Just. Et minu tööpäev algab tavaliselt sellega, et kõigepealt vaatan üle pangatehingud, mis on toimunud vahepeal ja siis juba edasi kas kõikide arvetega on kõik kenasti, kas mõni ostuarve on tulnud ja siis mis kliendid kirjutanud on. Et klientide kirju tavaliselt on nädala alguses rohkem, et nädalavahetus vahel ja siis ikka nädalavahetusel me ju ei tegele sellega. Ja siis kui kirjad vastatud, eks siis tuleb vahepeal testida igasugu tarkvara uuendusi ja mis toimunud on, et siis ja. Nii ta läheb igapäevaselt. Et see nagu nädala alguse nagu kiirem aeg ilmselt ka sellest tingitud, et kuna enamus meie kliente on väike või mikroettevõtted, et siis nad tihtipeale tegelevad sellega võib-olla oma põhitöökoha kõrvalt ja siis ongi, et nad tegelevad tavaliselt kas õhtuti või nädalavahetuseti ja siis meil ongi kirjad tavaliselt saabud kuskil õhtul. Mis puudutab nagu raamatupidajaid, kes on ka ühtasi kasutajatugi vähemalt osaliselt, et siis seal on nagu omad piirangud, et kui paindlikult me saame nagu seda aega jagada, aga kuna meil on nagu mitu inimest, et siis me saame alati seda nagu aega niimoodi kuidagi jagada nagu. Et üks kahest alati vastab alati olemas. Ja muidugi, kui on erandarukorrad, siis alati teised ka aitavad siin. Näiteks mina. Minu põhiline töövahend on loomulikult arvuti. Et möödas on need ajad, kus tuli võtta see paberist žurnaal pearaamat ja hakata sinna pastakaga või pliiatsiga midagi sisse kirjutama ja samamoodi ei pea nagu arvelaual numbreid kokku lööma enam. Et nüüd on õnneks kõik ikka arvutis ja enamus päevi möödub minul küll kontoris, sest mulle meeldib kontoris olla, siin on alati ikkagi huvitav ja põnev. Ja kui on vaja, siis saab loomulikult ka kaugtööd teha. Et selles suhtes on meil siin Jaanus asjad kenasti organiseerinud. Aga jah, et kindlasti püüame võimaldada kaugtööd, aga meil on siin paraku kujunenud niimoodi, et enamus siiski käib ka kontoris siin erinevatel põhjustel, eks siin inimesed on väga erinevad. Aga võimalus on loodud, et liigume kogu selles suunas, et see oleks järjest lihtsam ja eriti suvel. Mina ei näe, et raamatupidaja töö juures vanus rolli mängiks, et jällegi asi tandub sellele, et kas inimene on valmis muutuma ja õppima. Et
oma suhteliselt lühikese elu jooksul ma olen näinud nagu väga erinevaid inimesi, et on need, kes on valmis õppima ja muutuma ja on need, kes siis ei ole. Et muud ma ei oska selle kohta öelda nagu, et jah, ma arvan ka, et raamatupidaja amet ei küsi tegelikult vanust, et ainult seda, et sa viitsid õppida ja tahad ise nagu seda teha, et oled valmis muutuma nende vajaduste ja seaduse ja kõige sellega koos. Jah, see on üks nüanss on veel see seadused ka, mis muutuvad pidevalt. Selline paindlikkus peab püsima. Keelteoskus tuleb kindlasti kasuks. Ja meie ettevõttes see tuleb kindlasti kasuks, aga otseselt ma ei oska öelda. See ei ole otseselt raamatupidamise ameti juures nagu nõutav, kõik sõltub sellest, et kas sa tahad lennata nii-öelda kõrgelt, minna välismaale, välisfirma nii-öelda, kuidas nüüd öelda siis, kuskil kontserni raamatupidajaks, et siis seal, kus on mõnel pool on see vägagi hädavajalik, aga kõik on õpitav. Ja ma tahtsin just välja tuua see kontsernid või siis nagu ka võib-olla Eesti mingid idufirmad näiteks või kes tegelevad nagu paljudel turgudel, et seal on ka ilmselt nagu suhtlemist välisklientidega, et siis vähemalt ilmselt inglise keel on nagu siuke, mis on vähemalt mingil tasandil nagu vajalik. Jah. Ütleme, meeskonnatöö on Simplebooksis nagu siis kõige võib-olla olulisem, et kui me nagu meie põhitegevusala on siis selle tarkvara arendamine, et see oleks pidevalt käiks ajaga kaasas, oleks võimalikult lihtne, et siis selles mõttes, et kuna see on nagu inimestele mõeldud, et siis meil on oluline kaasata võimalikult palju erinevaid inimesi sellesse loomeprotsessi ka, sealhulgas ka tegelikult meie kliente, et selles mõttes me kõik arutame nagu tihtipeale läbi nagu ja, et kliendid kui sellised igapäevased reaalsed kasutajad toovad välja tihtipeale selliseid asju, millele me ise ei ole mõelnudki. Ja sellest on meil alati väga palju abi nagu, et edasi areneda ju. Ja no iseenesest isegi ütleme, kui me räägime mingist väikse uue funktsionaalsuse arendamisest, siis tegelikult aitab hästi palju juba see, kui me kas või maja siseselt need asjad läbi räägime, sest et nii palju, kui inimesi on erinevaid arvamusi ja kas või mingist lihtsast nupust võib kaks inimest täiesti eri arvamusel olla, et kuidas on nagu nii-öelda mugavam näiteks kasutada. Et jah, see on nagu see nii-öelda töö pool, et ja noh, tiimi mõttes on nagu oluline ka see, et mis me kõik koos teeme, et see sünergia kasvaks, et see aitab ka tegelikult lõpuks seda nii-öelda omavahelist suhtlust nagu parandada. Ettevõttena me püüame ka omalt poolt seda nii-öelda töötajate arengut või seda nagu enesearengut ka nagu toetada. Selleks on koolituse variandid. Teagi, mis me veel oleme teinud. Ma ise liigitaksin sinna alla ka tegelikult tiimiüritused. Just, need õpetavad koostööd ju. Ja. Ja ka planeerimisoskust, et kuidas jah. Kehvadest olukorradest välja tulla näiteks. Et jah, püüame igati seda nagu toetada. Et ka meil on siin ka töötajaid, kes käivad ka koolis veel, ehk siis nagu töötavad mingi osalise koormusega. Et seda ka kindlasti võimaldame. Et me näeme, et see on nagu meile lõpuks kasulik, et kui inimeste silmaring laieneb. No, raamatupidamist saab ka õppida ikkagi ju Eestis päris mitmes kohas, et nii Tallinna Majanduskool, TalTech kui ka siis see Lääne-Viru rakenduskõrgkool. Et ma ei tea, kuidas nagu igal pool selle tarkvaraõppega on, aga ise olen käinud nüüd õpetamas või nii-öelda juhendamas õpilasi või üliõpilasi siis Tallinna Majanduskoolis ja EBS-is. Ajalooliselt oleme veel käinud Tallinna Tehnikaülikoolis ka, mis nüüd on siis TalTech, et seal nüüd viimane aasta ei käinud, aga eks me ülikoolidega tegeme ka võimalikult tihedat koostööd, nii nagu parasjagu ressurssi ja jõud on. Et ma näen, et siin nagu inimesed peavad ise olema nagu õppimisvalmis,
et kui mina ülikoolis käisin, siis minul sealt jäi küll nagu siuke ette või siuke arusaam. Ma mäletan, kas keegi selle reaalselt välja ütles, aga et ülikoolis õppejõud annavad lihtsalt suuna kätte, et need üliõpilased peavad ikkagi ise leidma selle oma tee ja seda ka neid aineid, mida siis antakse, et neid tegelikult õppima siis nii-öelda põhimõtteliselt siis vabast ajast nagu. Minu ametis on ikkagi vaja teadmisi raamatupidamisest ja mitte ainult väga kitsalt, vaid oskust vaadata asju laiemalt, mitte ainult detailidele keskenduda. Et kui suurt pilti ei näe, siis ei leia ka lahendusi tekkinud probleemidele. Ja kindlasti peab olema alati valmis õppima ja arenema. Ilma selleta ei saa mitte kunagi. Et igaüks, kes valib raamatupidaja ameti, see peab nagu mõtlema sellele, et see õppimine ei lõppe mitte kunagi. Selles mõttes, et näiteks kui meie nagu uusi inimesi otsime või tööle võtame, et siis me kindlasti vaatame, et nad oleksid nagu arenemisvõimelised, et tavaliselt jah, see seisev vesi ei ole nagu väga hea. Et tõenäoliselt vaatame alati, et sest meie valdkond ka nagu areneb päris kiiresti, et siis on vaja nagu, et inimesed ka oleksid valmis nagu kaasa tulema, et see on nagu oluline. Ja alati on tähtis see, et kui sa ei tea küsimusele vastust, sa pead teadma, kus kohast otsida või vähemalt suutma mõelda välja mingi sellise märksõna, mille järgi otsima hakata. Ikka leiab alati lahenduse. Jah, ei tea ei ole kunagi hea vastus. Ükskõik mis ametis. Et alati siis tuleb nagu hakata mõtlema, et mis see nagu oluline on. Kus ma leian selle vastuse? Ma arvan, et raamatupidaja peaks olema täpne ja korrektne ja siuke suutma nagu võib-olla leida neid olulisi nagu detaile, mis võib-olla pealiskaudsel vaatlemisel nagu võivad kahe silma vahele jääda. Ma ei oska seda nagu kuidagi paremini sõnastagi. Siuke detailine tabamine muidugi tuleb ajaga ja selles mõttes ka töökogemusega, et mida kauem ma nüüd töötanud, seda lihtsam on võib-olla leida selliseid võõrkehasid nii-öelda bilansis, kui sa lööd aruande lahti, sa vaatad, siin on midagi valesti. Ja no mina kutsun seda siukseks numbrinärimiseks, et ma võin 1 senti ka mööda bilanssi taga jääda, et kus see on. Et kannatlikkus peab ka olema. Ei saa olla kärsitu. Sa pead olema valmis otsima tõesti seda viga taga, kui vaja on. Oluline on ka nagu ütleme sellest võib-olla siis teooriast nagu reaalselt nagu arusaamine, et siin ma olen ka nagu näinud erinevaid tasemeid, et raamatupidaja võib-olla ütleb, et ta on bilansivõimeline, aga kas ta tegelikult saab nagu kõige sisust nagu aru, et see on nagu oluline koht nagu. Et see tuleb ka kindlasti aja ja kogemustega. Teooria ja praktika kokku viimine. Ja, et siin on nagu see abiks, et ollakse valmis nagu õppima, et ei olda see, et mina tean kõike ja siis nii ongi nagu, et see nagu ei aita kunagi. Kunagi ei saa öelda, et ma tean kõike. Ja. Alati on midagi, mida on vaja õppida ja uurida. Ma arvan, et seda me näeme nagu igapäevaselt, et sellega me tegelikult nagu meie peamegi olema tegelikult seal nii-öelda eesliinil, et nii seaduse muudatustega kui tekkivate võimalustega kaasas käia. Et ütleme, kui siin, ma ei teagi, vist 10 aastat tagasi ka veel oli niimoodi, et enamus asju tehti käsitsi, siis nüüd on tekkinud e-arved, et vist selle aasta jooksul on tekkinud nii-öelda siis laiemalt või nagu nii-öelda rohkem esile tõstetud ka see variant, et pangatehinguid näiteks automaatselt tarkvarasse saada. Ehk siis nagu siuksed paljud lihtsad asjad üritatakse automatiseerida. Et siin juba nagu räägitakse ka tehisintellektist ja millest kõik, aga ma arvan, et sellega läheb veel siin 2-5 aastat aega ennem, kui seal nagu mingeid algeid nagu saavad nagu reaalsuseks, et siis veel teine nüanss on see, et millal see nagu
nagu laiemalt kõigi raamatupidajate või tarkvaradeni jõuab, sest et nagu me siin oleme näinud nüüd e-arvete puhul, et e-arved on meil, ma ei teagi, mis aastast siin Eestis juba et nii-öelda see standard on juba vist 5 aastat vana äkki võib-olla. Ei mäletagi. Et nüüd, kui tehti kohustuslikuks, et siis nüüd nagu siis on tekkinud see nagu surve, et rohkem ettevõtteid võtab selle kasutusele. Et sama see pangaga tegelikult ka, et see hetkel on see surve nagu tekkimas, et ja kui me mõtleme üldse arengu peale, siis aastal 95 mina tegelikult alustasin just nimelt selle žurnaal pearaamatuga. Mul polnud arvutitki, paberi peal, just, ilus, kena. Ja oi, kui palju sai vigu tulla. Ja siis juba edasi ju tuli eelkõige see, et tulid arvutisse installitavad tarkvarad. Ja nüüd oleme jõudnud ju sinnamaani, et meil on veebipõhised väga paljuski. Et ligipääsetavus. Et kui me olime varem sõltuvuses ainult sellest ühest kindlast arvutist, et me saime seal tööd teha, siis praeguseks on jõudnud kätte see vabaduse hetk, kus on sul arvuti, internet või kas või tahvelarvutigi või mobiil. Kõik saab tehtud. Jah, siinkohal ma tahaks öelda, et me olime ühed nii-öelda pioneerid, kes seda Eestis seda muutust siis natukene nagu survestasid. Aga jah, et põhimõtteliselt nüüd nagu see nii-öelda automatiseerimine ja digitaliseerimine, et see kõik nagu muutub sisuliselt aasta-aastalt nagu. SimpleBooks on siis veebipõhine raamatupidamistarkvara. Püüame pakkuda täislahendust mikro- ja väikeettevõtetele ja püüame võimalikult paljud toimingud siis automatiseerida ja võimalikult lihtsaks teha, sealhulgas näiteks deklaratsioonid igakuised, siin tulevikus ka pangaliidesed, ehk siis kogu info tuleb automaatselt sisse. Ehk siis meie eesmärk tegelikult on see, et meie kliendid peaksid võimalikult vähe aega meie keskkonnas veetma ja samas oma asjad nagu tehtud saama. Et see on nagu see eesmärk, mis meil on. Ja et asjad oleks inimese keeles, mitte lihtsalt arusaadavad. Jah, just. Ehk siis võimalikult vähe müra, et kui võrrelda nagu SimpleBooksi teiste tarkvaradega, et siis me püüame neid nagu andme välja siis nagu võimalikult vähendada seda kõik nagu automaatselt kuidagi täita ja teha. Ja samas, et funktsioonid oleksid ikkagi olemas. Tuleb julge olla, julgelt pihta hakata, et omandada lisaks teoreetilistele teadmistele igal võimalusel ka praktilisi kogemusi, et mitte loota ainult nii-öelda sellele teoreetilisele teadmisele ja arvata, et nüüd selle teoreetilise teadmisega ma olen nüüd kõige targem maailmas. Seda ei. Tsikene natukene nagu alandlikkust peab olema, et usu endasse, aga õpi alati ja ära pea ennast kõige targemaks. Ja, et see, et ilmselt nagu kõige nagu halvem ongi see, et kui arvatakse, et see, mida sa juba nagu tead, et see ongi nagu lõplik tõde ja et mul ei ole rohkem vaja midagi õppida, et see on nagu halb variant, et alati maailm esiteks nagu muutub kogu aeg, et see, mida me teadsime eile, nagu see ei pruugi homme tõsi olla. Et selles mõttes ma näen, et raamatupidajad, kes nagu saavad asjadest sisuliselt aru ja nagu kes mõtlevad nagu kaasa ja püüavad seda nagu üldist sükest finants nagu sükest infot välja lugeda aruannetest või suudavad välja lugeda, et siis need on ikkagi hinnas nagu veel päris tükk aega nagu. Raamatupidaja roll lihtsalt muutub. Jah, andmesisestajast andmeanalüüsijaks pigem. Vaata ka teisi tööjutte meie YouTube'i kanalil ning kliki telli või subscribe ja näe meie kõige uuemaid videosid esimesena.